ma ei lähe ära! Jah! Sa lähed! Tik, tak, tik. Räägi! Mis kurat? Ma ei teinud isegi midagi. Tõuse püsti! Ei! Ma tahan, et sa ta arreteeriksid. Nii et ma riskin, sa võid. You can rip it all you want, that's not gonna change the fact that... Tee seda nii palju kui tahad, see ei muuda fakti, et ta magab. See on julge! Mama! Kas sa suudad koju sõita? Ei! Kallis, sa oled purjus nagu saabas. Kas te näete mind siin? Kui ma ütlen ei, mida see tähendab? Meie. Mida kuradit see tähendab? Heiglad on harjunud kriisiolukordadega tegelema, kuid alati ei ole tegemist meditsiinilise hädaolukorraga. Alates patsiendist, kes kaotab enesevalitsuse kompuutertomograafia laual, kuni õeni, kes ilmub vahetusele purjus peaga, need 5 politsei kehakaamerasse jäädvustatud juhtumid näitavad, et mõnikord on parim elupäästev meede sõit vanglasse. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Alustame tänast osa Libertyvilles, Illinoisis. Kell on veidi enne 10 hommikul ja politseinikud saadetakse haiglasse, et aidata turvatöötajaid pärast seda, kui naine keeldus väidetavalt patsiendi palatist lahkumast. Ma ei taha praegu rääkida. Siis me võime lihtsalt välja minna. Sul ei ole siia asja. Mis põhjusel? David! Nad on palunud sul lahkuda. Kui sa tahad, võime sind välja viia käeraudades ja süüdistada sind loata viibimises ning jätta lapse siia. Või võid sa tulla välja ja minuga rääkida? Hästi, me võime olla viisakad, me võime selle ära lahendada. Ja siis saaksime selle seal väljas ära lahendada, okei? Mis põhjusel? Ma just ütlesin sulle. Kas ma siis saan oma telefoni tagasi? Ma toon selle. Enne kui me lahkume, võta kott, mine välja. Terry! Kauhi. Jah, ma tean! Ma lahkun! Pole mingi põhjus, miks ma ei võiks siin olla! Lõpeta see ära, kõik on vabandused. Ta peab end registreerima. Jah, ma tean. Võta kott. Lähme. Või ma võtan selle ise. Aga mis põhjusel? Ma just ütlesin sulle. Nad palusid sul lahkuda. Sa oled siin loata. Võta kõik kaasa. Sa tekitad neile probleeme. Pole mingit. Põhjust, miks ma ei võiks lahkuda? Ma just ütlesin sulle. Ei, ma ei taha lahkuda. Mind ei huvita, kas sa tahad lahkuda. See ei käi nii. Võta kott, lükka lapsevankrit. Lõpeta probleemide tekitamine. Main. Mis põhjusel ma ei saa? Võtan selle ja ma lükkan lapsevankrit. Ära puutu vankrit. Main. Miks ma ei või siin olla? Ei. Naine on tuvastatud kui 19-aastane Lexi Rogers, kes politsei andmetel on juba haigla sisenemiskeeluga isikute nimekirjas. Selles olukorras otsustab Rogers jääda tuppa paigale ning politsei tundub muutuvat kannatamatuks. Ei! Välja! Ei, ma ei lahku. Jaa, sa lahkud. Ei! Mine! Ei! Miks? Kas sa oled siin? Ei! Ei! Mis sa ei võri siin olla? Ei! Ma ei jäta seda! Ma ei lähe ära! Ei! Ma tahan oma telefoni tagasi! Sa tahad lahkuda käärudades? Ei, ma ei taha! Miks ma ei või siin olla? Ma just ütlesin sulle. Pole mingit põhjust. Tal pole isegi. Lõpeta selline käitumine. Ma ei taha lahkuda. Sina lahkud. Sa ei lähe sinna tagasi. Ei! Ja? Ei! Pole mingit põhjust, miks ma ei võiks siin olla. Ja on küll. Ei ole. Jah, on küll. Ei ole. Jää siia välja. Kui sa sinna sisse tuled, panen su käeraudadesse, ma vannun. Mind ei huvita. Sind ei huvita, kelle juurde siis laps läheb? Ära sellepärast muretse. Ja. Politseinikud saavad lõpuks Rogersi patsiendi toast välja, kuid ta annab kogu haiglale teada, et ta ei ole rahul. Laske mind välja! Ma ei taha lahkuda! Ei! Miks sa ei taha lahkuda? Miks sa ei taha lahkuda? Ma ei lahku. Ilma põhjuseta. Miks ma ei või siin olla? Miks sa tahad jääda? Miks? Sest ma ei saa. Ei, sa ei saa. Ei! Ma ei taha lahkuda! Sa lahkud. Ei, ma ei taha, siis mine ütle midagi. Ma võin siin olla, kui tahan. Ma just rääkisin temaga. Ja ta ütles ei. Ta ütles ei. Ma ütles ei! Nad ütlesid ei! Mind ei huvita. Ei, ma ei lahku. Sa jääd siia loata, peatu! Pärast väikest paanikat näib, et Rogers saab rahulikult politseinikelt selgituse, miks ta haiglast välja visatakse. Ma tahan siia jääda. Pole mingit põhjust, miks ma ei võiks. Miks te ei võiks lihtsalt emad küsida? Nii et... Siin on veel üks. Kuule, see on eraettevõte. Kui nad ei taha sind siia, siis sa ei saa siia jääda. Nii see käibki. Nad paluvad sul lahkuda. Lähme. Ma ei taha! Mind ei huvita, mida sina tahad. Sina!
jah, sa võid küll. ja sa kõnnid nüüd välja. Miks ma ei või lihtsalt siia jääda? ma küsin tema emalt, sest mind ei huvita, mida tema ema ütleb. See ei ole tema otsustada. Lexi, kas sa saad aru, et kui sind arreteeritakse, siis sekkub lastekaitse? CFS! ma ei taha DCFS-i kutsuda, ma tahan sind lihtsalt välja juhatada. ole täiskasvanu, lükka oma lapse vankrit ja mine välja, sa ei jää siia. Ükskõik kui väga sa tahad siia jääda, sa ei jää siia, ma filmin sind ka. See on okei, sa võid seda teha, siin saas! See on okei, sõnad see! Teenistusmärgi number on 42, ma hindaksin, kui ma saaksin pindida. Suurepärane! Jah, sa võid. Sa lahkud ka. Pole mingi põhjust, ma tahan teada konkreetset põhjust! Sest nad ei taha sind siia. Neil ei ole vaja konkreetset põhjust. Ei taha sind siia. Jah, aga ta ütles, et saab hiljem teada ja ütle mulle, et ma tagasi tuleksin. Sulle ei lubata tagasi tulla. Sulle ei lubata sisse. Kus sa oled? Millised teod? Kui ta istus toas, karjus mu peale ja süritas mu peale. Nii et kas sa tegid seda? Tulin tagasi, jah, ma olin vihane ja tõstsin häält. Vabandust, see on probleem. Nii et siis see tõuseb. Me peale minema. Nii et sa pead lahkuma. Aga mis siis, kui ta ütleb, et ma võin hiljem tagasi tulla? Ei. Pole tähtis. Miks? Sest nüüd on see meie otsus. Sul ei ole lubatud siia tulla. See on kriminaalkorras karistatav omavoliline sissetung. Olgu, aga ma võin siia tulla koos tema emaga. Ei, sa ei saa. Jah, ma saan. Sa ei saa! Jah, ma saan. Ma tahan temaga rääkida, enne kui ma lähen. Ei, sa ei saa. Ma lahkun, kui saan temaga rääkida. Ei, sa ei räägi temaga. Olgu, anna mulle mu telefon. Ma tahan oma telefoni. Helista talle. Anna mulle mu telefon. Tal on oma telefoni vaja, et saaksid talle helistada. Ei, ma tahan oma telefoni. Lexi. Sa ei ole, ma ei taha lahkuda. Mind ei huvita, sa lähed ära. Ma ei saa midagi öelda. Ei. Miks? Sest ma ütlesin nii. Lähme. Mina ei taha. Sa ei saa aru, mida ma tegin. Aeg, mis sa said talle midagi öelda, on läbi. Sellega on kõik. Mine. Kohe. Ma ei taha. Mind ei huvita. Ole täiskasvanu. Vii oma beebi välja. Ma ei saa midagi öelda. Ei. Miks? Sest nad ei taha sind siia. Sa segad teisi patsiente. Vaata, kui palju inimesi sul siin on. Ja. Ma olen... Me töötame selle kallal. Mitu korda? Ma tahan rääkida ülemaga ja siis ma lähen. Kuula, uue seaduse järgi on omavoliline sissetung karmin. Ta saab trahvi. Ma ei saa teda viia, kuhu iganes ma tahan. Välja arvatud juhul, kui tegemist on korduvate rikkumistega. Ma tegelen sellega. Aitäh. Lexi, lähme. Lükka. Kohe. Ma tahan kõigepealt ülemaga rääkida. Ta on siin. Ta on väljas. Lähme. Ma tahan siin rääkida. Kas mina lükkan seda või sina lükkad seda? Need on meie valikud. Tee otsus, kas mina lükkan vankrit või sina? Ma tahan kõigepealt ülemaga rääkida. Ei, ära puutu mu tütart. Otsus on tehtud. Niipea kui politsei üritab tema beebit majast välja viia, tundub, et Rogeri suhtumine muutub drastiliselt. Teatu, ära puutu mind. Ei, ma ei taha minna. Lexi, lükka vanker välja. Peatu, lõpeta tema puudutamine. Vaata, mida sa beebile teed. Ma ei taha minna! Teatu, sind ei huvita! Ma tahan minna! Ma tahan siia jääda! Pole ühtegi põhjust, miks ma ei võiks jääda! Piitu! Oota, Teatu! Piitu! Sa tegid otsuse! Tikk! Minu stand ei mäegi! Ära puutu mind! Sa tegid otsuse! Sa oled arreteeritud! Peata mu selg, okei? Ära puutu mu tütart! Lexi! Pitu! Ära puutu mind! Ma üritan topet lukustada käeraudu, et need su ranna peale ei pingutaks. Jäta järele. Rahul! Maha! Lexi, hinga sügavalt sisse. Mulle meeldib hinga sügavalt sisse. Lase mul lihtsalt minna! Ei, on liiga hilja. Sa tahad, et ma läheksin autosse? Ei, sul oli see valik. Lexi! Ei! Kas sa saad mu emale öelda, et ta talle järele tuleks? Hinga sügavalt sisse. Kui politseinikud hakkavad vahi all olevat Rogersit haiglast välja viima, ei lase ta neil vastutusest pääseda. Ei, ma ei saa lahkuda ilma oma tütreta! Võtke laps kaasa! Ma ei saa, lükka vankrit! Ma ei saa lahkuda! Ei! Ära puuduta mind! Ma tahan, et mu tütar jõuaks sinna! Tütar tuleb, mu sõber toob ta siia.
anna mulle mu tütar. Sa pead nüüd lahti laskma. Ei, kus ta on? Ta tuleb. Ma ei näe oma tütart. Ma ei näe teda. Anna ta mulle. Anna ta mulle kohe. Anna ta mulle. Anna ta mulle. Anna ta mulle. Ma vajan teda nüüd. Ära siruta kätt. Sa ei siruta millegi poole. Ei, anna mind talle nüüd. Anna mulle mu tütar. Anna ta mulle nüüd. Anna mulle mu tütar nüüd. Anna ta mulle. Anna mulle mu tütar. Ma lähen üles korrusele. Ma pean oma emale helistama. Sa helistad talle siis, kui me jaoskonda jõuame. Ei, kuhu mu tütar läheb? Ta tuleb meiega kaasa. Mul pole isegi turvatooli. Sul on turvatool, jah. Ma pean. Sa ei võta mu autot. Ma pean emale helistama. Helistan su emale kohe praegu. Ma pean emale helistama. Lihtsalt lase mul minna ja ma lahkun. Sul oli see valik. Ma andsin sulle selle võimaluse. Selle valisidki sina. Palun. Ei. Mul on oma tütart vaja. Ta tuleb. Me leiame lahenduse. Ei, ma pean nüüd oma emale helistama. Ma pean oma emale helistama. Ma pean oma emale helistama. Ma pean oma emale helistama. Ma kuulsin sind. Kõik 3 korda. Ma pean oma emale helistama. Ma võin oma emale helistada, kui tahan. Olgu. Lexi, kas sa oled saanud teha midagi, mida sa tahtsid teha sellest ajast, kui ma siin olen olnud? Kas ma võin oma emale helistada? See on parem. Ei, sa ei saa. Lase mul oma tütart näha. Ma pean oma emale helistama. Okei, sa ei saa mu tütart võtta ilma minuta. Ma vajan oma tütart kohe. Ma pean oma emale helistama. Ma ei lahku enne, kui olen oma tütart näinud. Sa lahkud. Ei, ma vajan oma tütart. Lexi, sa lahkud. Olgu. Siis saame autos emale helistada. Mul on oma tütart vaja. Sa ei saa teda ära võtta. Mul on oma tütart nüüd vaja. Ei, ära puutu mu telefoni. Lõpeta. Sa ei saa olla. Lihtsalt vii mind autosse. Ma olen juba vihane. Lihtsalt võta mind kinni. Mind ei huvita, kas sa oled vihane. Tasa, ma pean emale helistama. Huula. Ei, ma pean emale helistama, noh. Laseme sul emale helistada. Ei, ma pean emale helistama. Me laseme sul emale helistada. Ma pean talle kohe helistama. Kuhu ta siis lähed? Ma pean. Ma pean oma emale helistama. Ma pean nüüd oma emale helistama. Mul ei ole midagi. Mind ei huvita. See on see, mida me peame tegema. Ma pean oma emale helistama. Palun. Ma pean oma emale helistama. Palun. Palun. Ma pean oma emale helistama. Ma pean oma emale helistama. Palun, ma vajan teda, ma ei suuda. Kohandavad selle sinu jaoks ümber. Nad võivad koha peal olla. Su käed liiguvad. Ma ei saa seda sisse toksida. Mis see on? Ja, ma tean. Mida ma talle ütlema pean? Ütle talle, et ta tuleks haiglasse ja võtaks lapse kaasa. Kas sa saad tulla haiglasse? Mind ei arresteerita. Ole mingi põhjus, miks ma ei võiks siin olla. Olgu, ma räägin sellest. Hästi. Neis. See Jan, nii. Rogeri laps viidi väidetavalt haiglast ära ja anti tema ema hoolde. Samal ajal esitati Rogerile süüdistus ebaseaduslikus sissetungis ning politseiametniku takistamises või talle vastu hakkamises. Tundidex 40% soodustusega. Järgmisena oleme Edmondis, Oklahomas. Kell on 18:00 ja politseinikud saadetakse haiglasse, kuna üks naine keeldub territooriumilt lahkumast. Mis toimub? Ta üritas teda rahutada meditsiinilise abi saamiseks. Kui kaua tagasi ta üritas võõrutusravile pääseda? Nad ei saanud teda vastu võtta, nii et ta lahkus ja tuli tagasi. Lasime tal siin umbes 30 minutit istuda. Me ütlesime talle, et ta peab lahkuma.
selleks hetkeks ta lihtsalt istus siin väljas. Okei, nii et Emo ei saa teda vastu võtta. Ja ma ütlesin talle, et ta ei saa lihtsalt siin territooriumil istuda, nii et me peame talle transpordi leidma. Meil on bussipeatus ja kõik olemas. Jaa. Praegu küll, jah. Mis toimub? Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Jaa. Millest sa võõrutusravil oled? Kas sa võiksid mitte minu peale karjuda, palun? Ma ei karju üldse, ei. Sulle tundub, nagu ma karjuksin. Ma ei karju. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Kuskil. Ma pean minema oma... Jätkas siis. Jah, kas sa saad sellele mehele öelda? Ma ütlen, et mul on kahju. Tõesti, mul on väga kahju. Mul on kahju. Sest ma ei saa. Sellepärast mul ongi hea meel sinust kuulda. Ütle neile midagi, sest ma ei suuda meenutada. Mis su perekonna nimi on? Räägi sina temaga. Mis su perekonna nimi on? Mis su perekonna nimi on? Ta näitab mulle videot. Noh, ma pean sinuga rääkima. Teda pole siin. Ma pean sinuga rääkima. Ma olen valmis alustama. Sina oled see, kes siin on. Kas see on tõesti vajalik? Mis su perekonna nimi on? Sa ei tea seda. Ma ei tunne sind. Ei. Kas see on nagu laen nagu tempel? Ei, tantsupapp? Ei, kas sa oled kunagi kogu seda jama kandnud? See on vastik. Pead sellega lihtsalt kohanema. See on Kelly Conki, kes itsitab ja tantsib ringi, öeldes politseinikule oma nime. Lõpuks ütleb ta politseinikule oma nime ja politseinik kontrollib tema andmeid patrullautos. Nüüd tuleb järgmine samm, viia Conki haiglast minema. Kuule, Kelly, kas sa saad mind korraks kuulata? Nüüd, Mark, kui keegi tuleb sind ära viima, siis praegu loetakse, et sa viibid siin omavoliliselt. No, sa pead talle ütlema, et tal on siin viibimise keeld, et see oleks seaduslik. Ma tõesti ei ole. Okei, teiega on kõik korras. Okei, nad on teile keelanud sellele kinnistule sisenemise, nii et teil on vaja, et keegi tuleks teile järele. Okei. Hästi, nii et mul on midagi vaja. Mis on mul? Õues. Ma olen uus. Palun, ma ei ole selline inimene. Ja see on hea. Lihtsalt nii on. Asi on selles, sulle tehakse sisenemiskeeld. Sind pannakse sisenemiskeeldude nimekirja. Kui sa tagasi tuled, võid arreteeritud saada. Selge. Ja me ei taha seda. Kas sul on keegi, kes saab sulle järele tulla? Ei, võib-olla. Sonja Jano. Lihtsalt veendu, et kui me kedagi ootame, siis me ei oota siin nende kinnistul. Ja ma mõtlen, et kui ma pean minema, siis see peab olema tööaja välja. Kus iganes, aga mitte OU Healthis. Põhimõtteliselt, kõrvalt. Põhimõtteliselt kõnni teelt, kas ma üldse tohin siin arstidega rääkida? Nad ütlesid, et nad ei saa sinu heaks midagi teha. Sellepärast nad üritasidki sulle seda selgitada ja ütlesid, et sa pead lahkuma, sest nad ei saanud midagi teha. Ja siis ilmselt tekkis mingi segadus. Sellepärast nad ütlesidki, et okei, me peame talle sisenemiskeelu määrama, sest ta ei tee koostööd ja peab lahkuma. Kui sina... Kui vajad võõrutusravi, siis see on Oklahoma City's. Atšu! See on täiesti aus. Ei saa. Lihtsalt kõik on nagu... Ma mõtlen, et see ei hirmuta mind üldse. Ma suudan seda oma mõttes ette kujutada. See ei ole mõeldud hirmutavana. See on lihtsalt selleks, et saaksime oma asjadega edasi minna. Võta oma asjad ja hakkame minema. Kuhu ma siis lähen? Ma ei tea, kõnni teele ja sealt edasi. Ükskõik kuhu, ainult mitte sinna. Sinna, kuhu sul vaja minna. Ma ütlen selle otse välja. Sul on siia sisenemiskeeld. Sa pead kohe liikuma hakkama, muidu lähed vangi. Ei tiksub. Ma istusin ees ja rääkisin iseendaga. Minu suurepärase tütredes, kes on minu suuräänis. Kas sa saad sellest aru? Siis tõuse püsti ja lähme.
Tix. Tak. Tix. Haak. Aeg on läbi ja politseinikud astuvad ligi, et ta arreteerida. Tead mis? Lihtsalt tõuse püsti, käed selja taga, kõik. Sa lihtsalt tahad seal istuda ja mulle otsa vahtida, nii et siis lähed sa vanglasse. Tõuse püsti. Tere, kui kaua läheb aega, kuni me tippu jõuame? Mis kurat? Ma ei teinud isegi midagi. Noh, sul paluti lahkuda. Ja püsti tõusta. Ja sa otsustasid seal istuda. Ma andsin sulle iga võimaluse. Sa otsustasid seda mitte kasutada, nii et see lahendab probleemi. Zira. Ohvitserid saadavad konki patrullautoni. Kelly, sa ei vastanud mulle varem. Mida sa üritad saada? Millest sa üritad lahti saada? See on täispunktid. Õige. Okei, millest sa üritad võõrutuda? Midagi peab ju olema. Okei. Kas sul on midagi muud seljas? Sa just said aru, et ei ole. Ainult mina pole siin. Vanglas olemine on kuritegu. Ei, ma ei usu. Millal sa viimati midagi kasutasid? Mida sa mõtled, et sa kasutad? Seda. Noh, kui sa üritad end millestki võõrutada, siis see eeldab, et sa kasutad midagi. Ma mõtlen, ma ei usu, et sa tulid siia end Gatorade'ist või millestki sellisest võõrutama. Olgu, kui sa ei taha vastata, siis olgu nii. Politseinikud otsivad konki kotti läbi ja väidetavalt leiavad mitu retseptiravimipudelit ning 2 e-sigaretti. Pärast seda viiakse konki politseijaoskonda. Ta on üsna purjus või millegi mõju all. Jah, ma pillasin selle maha. Väga ebastabiilne. Nii oled ka sina. Vaja abi püsti tõusmisel. Ei, see on raske nagu. Ja sa saad need, sina. Jah, lihtsalt. Mul on kõik korras. Kas keegi veel midagi, kui olete lõpetanud? Olgu jah, siis. Hästi. Kas te arvate, et midagi on tulemas? Lähme. Kui Kaki läbib kontrolli, kuuleb üks politseinik, et ta muutub justkui agressiivseks. Kus mu telefon on? Kus mu telefon on? Kus mu telefon on? Olgu, ma ei teinud midagi valesti. Ma arvan, et sa peaksid sisse tulema. Jah, ei, ma ei peaks üldse midagi tegema. Hei! Ära tee seda lihtsaks. Ei, ma ei tea. Hei, hinga sügavalt sisse. Jah. Lähme, tõuse püsti. Lasku alla. Põlvita. Ma saan sellega hakkama. Põlvita. Ja siis ma... Teen seda kohe. Las olla, tee seda kohe. Kelly, võta see vastu, mida iganes sa teed ja pane siit maha. Põlvita, kas sa saad midagi selle kohta teha? Mängu elu. Võta oma käsi välja. Siruta oma sõrm välja. Siruta oma sõrm välja. Kelly Konki paigutati Edmondi linna vanglasse avalikus kohas joobes viibimise ja politseiametnikule vägivallata vastupanu osutamise eest. Tema juhtumi tulemus ei ole avalikkusele teada antud. Nüüd läheme Kennewicki Washingtoni, kell on veidi üle 2 öösel, kui politsei saadetakse haiglasse patsiendi juurde, keda ametnikud väidetavalt tunnevad. Karen. Mul on siin mõned väga ohjendamatud inimesed. Nii et ilmselt,
kuidas ta siia sai? Kas ta tuli Cadillacist? No kohe katoliku kiriku kõrval. Ta helistas 911 ja Rich ütles, et me ei saa teda kuhugi mujale viia. Ja mõtlesin, et ei, see on okei, tooge ta siia. Ja ta oli mõnda aega korras, aga nüüd muutub ta üha ärevamaks ja on personali suhtes väga sõnaliselt agressiivne. Nii et Ramos on temaga varem tegelenud ja tal on tema isa number. Põhimõtteliselt vastab ta kriisi tingimustele. Kriis on teadlik. Ta vastab kriteeriumidele, aga keegi ei saa temaga tema suuruse tõttu hakkama. Nii et ta proovib. Ta helistab tema isale siia üles tulles, et näha, kas isa saab tulla, sest ilmselt on ta varemgi tütrele järele tulnud. Vaatame, kas saame seda varianti kasutada. Aga ja tema... Tal on võimalus kriisiabisse minna, aga neil pole kohta, kus temaga tegeleda saaks. See ongi probleem. Ja siis see halli kampsoniga naine hakkas ka sekkuma. Ma püüdsin ühe olukorraga hakkama saada ja siis hakkas tema ka minu peale karjuma. Ta on üsna vihane, aga ütleb ka, et me ahistame Jayleni. Politsei andmetel on kõnealune patsient 28-aastane Jaylen Chaney, interneti mõjutaja, kellel on üle 140 000 TikToki jälgija. Ta sai kuulsaks nime all J-Bay, kuna ta seisis selle eest, et lennureisid oleksid suurematele inimestele kaasavamad. Kuid selles olukorras ütleb Jaylen, et ta oli haiglas abi saamas, samal ajal süüdistades väidetavalt haigla personali tema vastu töötamises. Kahjuks leidsin ma palju aruandeid. Ma olen püüdnud esitada palju aruandeid. Tegelikult... See algas siin, kui nad palkasid võltsnäitleja. See oli tõesti lahe, et ta tuli ja nii edasi. Aga ma võin sulle sellest kõigest rääkida politseijaoskonnas, kui sa tahad. Ma ei tea, miks ma arvasin, et mind kutsuti siia, sest ma arvasin, et mul on vaimse tervise kriis, kuna nad panid mind niimoodi tunduma. Aga nemad teavad, mida nad teevad. Ja kahjuks on nüüd need palgatud näitlejad ka kaasatud. Ma olen proovinud neile teada anda, et nad oleksid pidanud lahkuma, aga Nii, et mis täna toimub, Jaylen? Ma helistasin FBI-sse, mul oli kriisiabi vaja, mul olid Sarki asjad pooleli, mis said tehtud Cadillac'is, mille ma avastasin olevat koha, kust mind esimest korda rööviti või kus ma sündisin. See kogu röövimise värk, sa saad aru, mida ma mõtlen? Aga ma ootan, et Sark helistaks. Nad lihtsalt katkestasid selle telefoniühenduse, nii et see ei tööta. Kui sa toru tõstad, siis see ei tööta. Sa tahad. Proovida saad helistada. Nii et kogu see, ma tean, sinu asja pole sees. See on sees. Mis see on? See salvestab? On küll. Okei, lahe. Las ma vaatan korra. Mis siis praegu toimub? Sa lihtsalt ootad Sarget. Ma olen proovinud seda käima saada. Sa üritad kellegagi ühendust saada. Aga jah, kui tegi tulid inimesed minu juurde, kes olid nagu Chad ja teie arvasite, et ma teesklen ja siis ma mõtlesin, et olen hulluks läinud. Ma ei ole telekast mitte midagi näinud ja ma sain aru, et midagi on valesti, kui nad muudkui näitasid Fox 11 ja siis oli midagi valesti. See on raske. Nad jätsid mu siiski niimoodi alasti. Ma tõesti arvasin, et tulen siia abi saama ja mõtlesin, et võib-olla jumal tõesti tõi mu siia. Ja siis, kui Lordsi juures oli imelik, mõtlesin, et okei, see on imelik. Ja siis, kui mitte kõik, aga mõned politseiosakonna liikmed mind ähvardasid ja välja pressisid, siis ma mõtlesin, et see on imelik mees. Ma ei ole hull. Kas ma tunnen end siin Tri-City'sis turvaliselt? Absoluutselt mitte. Ja ma pean siit kuradima minema. Aga sellepärast ma tahtsingi, et te mind varem arreteeriksite. Mis su plaan on Tri-City'sist lahkumiseks? Ma ei tea. Ma kavatsesin oodata Sarki, aga nad ütlesid, et ei saa. Nad peaksid mind viima ühte neist kohtadest, mille nad mulle andsid. Mul on tõendikott. Nad vaatasid mu tõendikotid läbi, arvates, et leiavad mu sülearvuti ja iPhone'i, mis pidid olema Jerome Davis Chaney käes, kes on ilmselt nüüd vanglas. Ma pole ühtegi sotsiaalmeedia uudist vaadanud alates 20. Ma ei teagi, sellest ajast, kui mu telefon ja kõik muu jamaks läks. Nii et ma proovisin minna politseijaoskonda, et saaksin inimestele rääkida, mida Kaara ja kõik need võltsnäitlejad teevad ning kuidas haiglad käituvad. Ja ma arvasin, et nad kohtlevad mind tõesti kui patsienti, aga ma olen väsinud. Ma pole sõna otseses mõttes 20 päeva maganud, mis ei tundu isegi inimlikult võimalik. Kahjuks proovisin nende inimeste eest palvetada, sest arvasin, et nad on päris patsiendid ja ma arvasin, et rikkusin nende maine või midagi, sest kuulsin kogu aeg uudistest Jayleni nime. Jaylen, aga ma ei näinud kunagi Jaylenit uudistes. Kas sul on siin piirkonnas perekonda Jaylen? Jaa, mu isa. Kus ta on? Ma ei suutnud aru saada, mis on päris ja mis on võlts. Kas sa tahaksid, et isa tuleks sulle järele? Jaa, muidugi. Kas sul on isa telefoninumber olemas? Tal on minu telefon, nii et kui sa talle helistad, peaks see toimima. Mis su telefoninumber siis on? Kõik tuleb mulle meelde.
juhtumiraporti kohaselt polnud Jaylen sel hommikul haiglas tegeliku terviseprobleemi tõttu ja kui tal paluti lahkuda, ütles ta ei. Tundub, et mõjutaja isa ei soovi samuti sekkuda. Isa ei tule, ta põletas oma sillad. Ta ütles, et isa üritas teda aidata, proovis samuti kriisikeskusega ühendust võtta. Ta räägib midagi Sarki kohta. Ma ei tea, mida Sark saaks teha, et teda aidata. Aga ta esitas avalduse, et teda seksuaalselt rünnati. Aga see on, ma lugesin eile raportit ja see on segane ning ta lihtsalt räägib. Ja see anti üle kriminaaluurijatele, aga sellest pole ühtegi tõendit. Kas see on teie ratastoor? Jah, tal pole riideid seljas, lihtsalt teadmiseks. Kas ta tuli niimoodi sisse? Kuidas ta läheb? Kiirabi. Kanada foorumitest. Ta on... Tal on kõik selge. Ta teab täpselt, mida ta teeb. Mina ei tea. Ja tema eelmisel nädalal tuli ta otse freestandingist meie juurde ja anti talle seal kohe sisenemiskeeld. Ja siis me võtsime ta vastu, ta oli siin mingi aja ja nüüd on ta tagasi. Nii et... Noh, isa ei kavatse talle järele tulla. Ma rääkisin temaga. Ta ütles, jah, ma arvan, et isa peaks mulle järele tulema. Lahe, me kontrollime süsteemi. Sellepärast ma arvan, et ma teadsin, et ta helistas teel siia. Nii et jah. Kas see on see teine probleem? Jah, ta topib lihtsalt oma nina sinna, kuhu see ei kuulu. See ongi. Hiinas oleks ta, tead küll, tühja koha kangelane. Nii et jah. Ja siis oli vaja, et mees vaadataks üle. Mis su nimi on? Ovitser läheb tagasi Jane'i juurde viimaste uudistega. Nii et nad ei taha. Jah, nad ei taha sind siia. Ja su isa ei ole nõus sind aitama, sest sa põletasid selle silla. Mida sa siis teed? Ma sain täna Sarkilt terve paki infot, kui nad tegid mulle vägistamisjärgse läbivaatuse. Noh, Sark pole praegu saadaval. Nii et mida sa kavatsed teha? Mida mina peaksin tegema? Üks neist varjupaikadest, mis nad nimekirjas andsid, mulle lihtsalt telefoni vaja, sest ma ei tea, kus minu oma on. Ma võiksin sulle kõik politsei jaoskonnas rääkida. See avaldus on juba võetud, nii et me ei pea seda uuesti üle rääkima. Ja kas te saate mind aidata oma asjade kättesaamisel? Need jätsid mind niimoodi ja ma tõesti ei saa ise hakkama. Mul ei ole... Kus su riided on? Kuhu need jäid? Kust sa alguses olid? Minu särgis olev seksuaalvägivalla tõendite kogumise komplekt, see kabotisargi tõendite kogumise komplekt, kus nad just proovisid, mäletate, kui nad mind sealt välja viskasid, mul on kõik need tõendid olemas. See kõik on seal olemas. Kui te mind politsei jaoskonda viite, saame rääkida. Loh, ma ei pea sind sinna viima, sest me ei saa lubada sul ka seal niisama hängida. Olgu siis, sest see on suletud. Mul on infopakk kaasas. Neil oli lihtsalt telefon, nad ei lasknud mul kuhugi mujale helistada peale 911. Nad üritasid kõiki kõnesid jälgida. Noh, ma ei usu, et see nii on, aga ma ei tea. Mis iganes nad ütlevad, on siis täpne? Kas see telefon töötab? Sa tead ju. Kas ma pean välja helistamiseks 9 valima või? Tõenäoliselt. Ei. Jaa. Me lihtsalt peame minema. Olgu. Leia telefoninumber. Anname sulle hetke, et see välja mõelda. Ja siis saad siia tulla ja seda telefoni kasutada. Olgu. Mul ei ole seda, ma ei tea, kus see on. Nii et minu dash moto. Ta ütleb, et tal on Sarki varjupaiga number oma asjade hulgas, nii et laseme tal proovida helistada. Jah. Ma annan edasi. Politseinikud lubasid Chanel kasutada haigla fuajee telefoni, et ta saaks endale transpordi leida. Kuid politsei sõnul otsustas ta selle asemel helistada hädaabinumbrile 112. Näete, telefoni ei tööta, kui mina seda kasutan. Kas soovite uuesti proovida? Siin, ma lasen teil nuppe vajutada. Olete valmis? Ei, sa oled täiskasvanu. Sa saad ise nuppe vajutada. See ei tööta, kui mina seda teen. Sul peab kõik korralikult töötama. 5 minutit, siis helistan 112. Kui sa helistad 112, saad lihtsalt trahvi. Tahtsin lihtsalt veendada, et ma politsei raamus olemas. Ei saa lülitil istuda. Tere, ma olen lastehaiglast. Sul on 1 sekund, Jaylen helistab 112. Lihtsalt tee see kõne ära. Ma arvatavasti arreteeritakse praegu, sest mul on nende kohta palju rääkida. See on Jaylen Chaney, Jaylen Chanee. Nad panevad toru ära. Hästi, Cassie on. Lähme. Ei, kallis, nad on siin. Kas sa tahad nendega rääkida? Kas sa tahad? Jah, siin. Nad ei taha rääkida.
Nad andsid mulle siiski pileti. Kriminaalne hoiatus. Lihtsalt nad katkestavad kõne. Hästi, sa oled korras, lähme. See on sinu loata viibimise hoiatus. Ei. Ei, ma ei lähe sinuga kuhugi. Ei. Sa ei lähe sellega kuhugi. Sa lahkud sellelt kinnistult. See on vara. Ma ei lahku. Hei, tunnistajad. Mul on vaja tunnistajat. Kõik on kehakaameraga salvestatud. Ei ole. Teie teate, mis teil on. Kui ma selle ära redin, siis on see 99 aastat. 99 aastat. Olgu, ma tahan, et mind arreteeritaks. Siis saan selle puruks rebida. Sa võid seda nii palju puruks rebida, kui tahad. See ei muuda fakti, et me oleme sulle selle kätte andnud ja sa tead, et sa oled siin loata. 99 aastat. Rebi seipati. See on kogu minu tõendusmaterjal. Kõik. Veendu, et võtad kõik oma asjad kaasa. Ei. Me läheme. Palun te kõik. Nad tapavad mu ära. Koti. On asjad. Aga... Nad nägid, mida sa just tegid. Kõik see jama, mida sa tegid minu asjadega. Kas sa tead, kus see on? Mind ei huvita. Sina ei tea, mina ei tea. Nii et ma pean nüüd oma isale helistama. Su isa juba rääkis temaga. Sa oled juba silla põletanud, nii et ta ei tule ega helista. Tegelikult ma helistan oma isale. Ta ei taha sinuga rääkida. Okei, jah, anna mulle telefon. Ei. Sina seda telefoni ei saa. Sa viibid siin loota. Ei, ma ei ole. Ma võin helistada. Lähme. Ei, sa pead mind siin kinni pidama. Ei. Me ei pea sind kinni pidama. Kuule, ma ei lähe ära. Ma olen alasti. Sa oled kaetud. Sul on igasuguseid... Kuule, palun ära lase selle juhtuda, mees. See on minu tõend. Kao kohe minema. Okei, lähme. Kao kohe minema. Lähme. Kao kohe minema. Lähme. Okei, mul on konksu vaja. Sellepärast ma Triosse tulin, sest ma teadsin, et te teete seda. Nad ei taha sind aidata. Sa lõikasid kahjuks ise tagasi tee ära. Trios. Palun, vabanda. Sellepärast ma olingi. Proovisin sinuga eraviisiliselt rääkida. Palun ära lase neil seda teha. Teie teate, mida teete ja mina olen sinna otseses mõttes alasti. Ma ei tule ratastoolist välja. Vara, mille omanikud ei taha, et sa siin oleksid. Anna mulle, anna need mulle. Jah, me anname selle sulle. Jah, loata viibimine. Me oleme seda juba teinud. Kas sa proovisid selle peal hakkama saada? Sa rebisid oma paberid katki. Sa rebisid oma paberid tükkideks. See oli sinu ametlik teade, et sul on siin viibimine keelatud. Miks te poisid lihtsalt üles tulite? Kuule, ma pean politseisse minema. Kas sa viid mind vanglasse? Ma ei saa kõndida. Sina saad kõndida. Mina ei saa. Ma jään siia istuma. Nii et kuhu iganes sa mind jätad? Me aitame sind toolilt üles ja siis saad ise otsustada, kas tahad. Kõnde istuda, viige vanglasse. Viige mind vanglasse. Ma lähen vanglasse. Ma just rebisin teie 99-aastase asja katki. Hei, kuhu iganes te mind viite. Aidake, aidake. Aidake. Ramos teab, mida ta tegi. KPD, käed üles. Ärge tulistage. Ma olen alasti ja nad vägistasid mind. Trio Southbridge üritab mind päästa. FBI jälgib. Nii et jah, tee mida plaanid. Hävita tõendid. Ei. Foley jälgib mind. Kus mu võtmed on? Ta kaotas selle ära. Suurepärane, tere. Tere, vaata mind. Tere. See on tore. Tere tulemast. Ma sain mu telefoni. See on 911. Politseinikud ütlevad, et Jaylen on alates 2024 aasta veebruarist helistanud numbrile 911 kokku 41 korda, mitte hädaolukordade tõttu. Ja selles olukorras oleks ta võib-olla pääsenud lihtsalt hoiatusega, et ta ei tohi sinna tagasi tulla, kuni see juhtus. Ma ütlen teile küll, kurat. Ei. Aitäh, thanks, Kelg. Hästi, jah, sest ma tahan. Sest ma tahan. Sa pead kinnistule minema. Tied. Mida sa üritad teha? Mina ei tea. Nii et nad võtavad need ribad. Võtavad ribad. Muidugi. Vill, jah, vii mind vanglasse. Kuradi maja. Kuradi maja. Kuradi maja. Kuradi maja. Nii et anna mulle oma telefon. Aita mind, palun. 112. Nad vägistavad mind praegu. Nad räägivad Randy Starkiga. See on viimane asi, mida me kunagi teeme. Mul on minu info käes.
kes filmib? kas teil on 69? Viige mind vanglasse. Hei, palun helista hädanumbrile 112. Ta just kutsus politsei. Ta on nüüd vahi all. Väga hea. Tere, kas sa oled valmis? Sa arvad nii? Ta sobib suurepäraselt. Jah, heast ja suurest kohest. See, just nii. Ta on lihtsalt huvitav. Jaa. Suur, okei. Ma hakkan seitma. Koos drooniga ja kõige muuga, mäletad? Koos drooniga ja kõige muuga, sa panid selle mängu. JPD. RPD. jah, sa võid ilmselt kandideerida, kui tahad selles osa võtta. Sul on see kõik kaamerasse salvestatud. Ei, jäta mind just niimoodi. Nii, sa mind tahadki 9191, kurat, helista 91. Kas sa üritad mind nüüd vägistada? Tule nüüd. Ei, ma katsin su kinni, sest sa said haiget. On külm, sest su pardekaamera salvestas selle kõik. Sest su kehakaamera salvestas selle kõik. Sest see polnud kogu aeg eesmärk, et teid kõiki kukutada. Chaini käitumise tõttu pannakse talle käerauad, aga nüüd peavad politseinikud välja mõtlema, kuidas ta vanglasse viiakse. Abi! KPD Ronald üritab mind tappa. Mul on see KPD-ga salvestatud. Ei, ma ei saa. Jumal küll. Laske mind. Välja minna. Laske mind välja minna. Lihtsalt istu autosse. Istu sisse. Mine ja tõuse püsti. Ma ei saa. Kuule, sa saad küll. Ma ei saa. Sa tõusid just ise toolilt täiesti kelasti püsti. Kas sa näed pilti? Tõuse püsti. Oota. Shalen osutab vastupanu meie katsetele teda vahi alla võtta. Lisame selle ka süüdistusena. Käed üles, ära tulista. Käed üles, ära tulista. Käed üles, ära tulista. Ma olen puudega. Tõuse püsti. Ma ründasin politseiniku. Palun viige mind vanglasse. Ing 69. Mis toimub KKZ-telliga? Miks sa autosse ei tule? 4. Ma ei saatnud ohvitseri ära. Palun kontrolli lähima tuletõrjedepoo juures, kas nad saavad saata kiirabi transpordiks. Tema tervisekontrollid on tehtud. Ei, sa ei saa. Ma tõesti ei saa. Jah, kohe algab uus päev. Saad aru, mida ma mõtlen? Ja need ei ole. Tere, millega see õpilane tegeleb? Pea meeles, ma ei saa telefoni kasutada. Ma olen hulluke. Õige. Kuidas me saame sind aidata ülestõusmisel? Te ei saa. Vaata järgi, äkki mõned medujad saavad meid aidata. Kas keegi saab kutsuda kiirabi? Me kontrollime, kas see on võimalik lahendus. Tere, Trios Health. Mul on tegelikult teie abi vaja. Sellepärast ma siia tulin. Ma ei tahtnud seda salvestatud liinil rääkida, sest ma teadsin, mida sa teed. FBI on kogu aeg jälginud. Nii et kõik, mida sa just tegid, Ramos, mäletad seda teist õhtut? Mäletad, et see on juba uudistes? Muidugi, kõik on kehakaamera peal olemas. Jah, muidugi on. Head emadepäeva. Pole põrgus. Tead, mis pool? Rich politseist. Politsei minevik. Te hoiate mind siin alasti ja puha. Kui sa püsti tõuseksid, saaksime sind aidata sisse saada. Ma ei saa püsti tõusta. Ütle siis, kuidas me saaksime aidata sul täna püsti tõusta. Küsi FBI-lt, kui nad sinu juurde ilmuvad. Noh, FBI ei tule siia. Sul on täiesti õigus. Kuidas me saame teid täna aidata püsti tõusta? Ma arvan, et me vajame kiirabi. Politsei sõnul ei mahtunud Chaini nende patrullautosse ära. Samuti ei saanud nad kasutada tuletõrjeautosid ega kiirabisõidukeid vastutuse tõttu. Politsei võttis ühendust ka vanglaga, kuid väidetavalt oli neil tööjõupuudus ja neil polnud sõidukit, mis oleks teda mahutanud. Nii jäi viimaseks võimaluseks politsei asitõendite kaubik. Et see lahti teha? Jah. Yeah. Nii et me teeme seda 2 korda, 1 kord sellili ja siis on ta kõhuli sellel. Ma üritan head fotot saada. Tere, sa oled selle peal sellili, et mina olen. Ma ei tea, kuidas see kõlama hakkab. Kas sa tead, mis see on? Ma ei ole kindel, kas ma peaksin korraldama. Ükskord ma ei suuda.
ma olen. ma ütlen, jumal. ma olen kinni ja nad ei suuda mind üldse liigutada. Nad ei saa mind üldse liigutada, sest ma kaalun 250 kilo ja olen puudega naine. ma olen puudega naine. Nad üritavad mind tappa. tal on see ka kaamerasse salvestatud. samuti on see FBI-l olemas. jah, me peame natuke rohkem selle poole liikuma. mul on vaimne kokkuvarisemine või on see mingi uus läikekriis? kui sa tahad keskenduda ainult sellele esiservale, siis ma annan sulle. Oota, ma ei saa hingata, ma ei saa. Hei, ma ei saa hingata. Hei, ma ei saa kurat hingata. Mis kurat? Jay, mida sa mõtled? Jay, mida sa mõtled? Hei, aitäh. Helista. Jumal tänatud. Ogu! me lähme nüüd vanglasse, eks? Kas me loeme veel minu kohta? kes sõidab? ma näen seda. Sul on õigus. Ogu! Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu kasutada kohtus. Sul on praegu õigus konsulteerida või rääkida advokaadiga ning sul on õigus lasta tal ülekuulamise ajal sinu juures viibida. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist. Kui soovid, võid igal ajal otsustada oma õigusi kasutada ning keelduda küsimustele vastamast või ütlusi andmast. Kas sa saad igast neist õigustest aru, nii nagu ma neid sulle selgitasin? Jumala nimel, jah. Neid õigusi silmas pidades, kas soovid minuga rääkida? Jumala nimel ma palun advokaati. Hästi. Samal ajal politseibussi tagaosas on Chainil veel midagi öelda. Kui sa mind tapad, saavad nad teada, mida sa tegid. See on otse ülekannetes ja Jake teab täpselt, mida sa tegid ja nii ka Tyler. Mul on vaimse tervise kriis praegu. Kas keegi saaks mind viia trio koju? Või siis vanglasse, kuhu te mind viite? Ma ei saanud hingata, aga nüüd ma näen selgelt, mida te teete. Saatana nimel me kõik need värded saadame otse põrgusse. Ja ta rääkis sellest kõigest kaamerasse. Jah, nad tegid seda kindlasti ja kõik need kõned, mis ma varem tegin. Ja kõik need Miranda õiguste ettelugemine, mida sa just teesklesid. Ja kogu see kehakaamera salvestis. Mees. Ma olen oodanud, et vanglasse minna, vend. Ma olen oodanud, et vanglasse minna. Mul on vaja advokaati. Kohe. Need käerauad on nii kõvasti kinni. Need on nii tõsvad, et sa aru. Sest ma olen paks. See on lihtsalt nii lõtt, kui see olla saab. Minu keha seisundi tõttu. Ütle midagi korda. Nii et... Kas saad mulle mu õigused veel kord ette lugeda? Vabandust, ohvitsel vale. Ma ei lugenud teile ette. Ma ei mäleta, et mul oleks olnud vaimse tervise hädaolukord. Mis need olidki veel? Kuhu me jälle lähne? Sa panid mind surnukotti ja arvad, et mina jälitan sind või sina mind. Kas sa oled tõesti nii rumal? Sa oledki nii kuradi rumal. Jah, need välja. Jah, need käerauad. Ja Jeesuse nimel ta kukkus kokku. Või kas nad kukkusid? Või oli see saatana nimel? Ametnikud märkisid raportis, et Shani, tsiteerin, kõndis imekombel politseijaoskonda ilma probleemide või protestita, mis tegi selgeks, et olukorda oleks saanud vältida. Selle asemel usuvad nad, et ta tegi stseeni, et oma tahtmist saada. Jalen Chaney paigutati Bentoni maakonna vanglasse süüdistatuna kallaletungis, loata viibimises, arreteerimisele vastupanus, korrakaitsja takistamises, tervishoiuasutuse töö segamises ja 911 süsteemi väärkasutamises. Tema juhtum lõpetati lõpuks nii, et selle võib uuesti algatada. Meie järgmine kehakaamera salvestis pärineb Michigan Cityst, Indianast. Politsei andmetel sõitis naine pärast kokkupõrget tööle haiglasse minnes vastu pargitud autot. Politsei sõnul parkis naine oma pikabi parklasse ja viidi hiljem patsiendina ratastoolis hoonesse. Politsei läheb kontrollima kahtlusalust, kelleks on tuvastatud 52-aastane Candice Van Wordenburg, kui ta lamab haiglavoodis ja teda hinnatakse võimaliku insuldi suhtes. Me tulime lihtsalt teiega rääkima sellest, mis parkas juhtus. Püüame välja selgitada, mis juhtus. Ma ei saanud arugi, et see juhtus. Nii, et okei. Jaa. Mis juhtus? Mul hakkas pea ringi käima. Olgu. Sellepärast nad mind siia tõidki. Kas sa tulid siia vastuvõtule või olid sa oma vahetusse tulemas? Või tulin siia oma vahetusse. Ja ma ei teadnud. Ma olin peaaegu minestamas. Olgu. Stabiilsus, olgu.
see on iga päev igal pool nii. nii. Mis su nimi on? Kuidas sul mäluga on? Minu mälestus on see, et mu abikaasa helistas mulle ja ütles, kas sa näed valgust? Olgu. Kuramus, kus sa nägid? Ja ma sõitsin sisse ja sain... Ma läksin võinud sisse tulla, aga siis tulin oma veokist välja ja ma olin. Ja. No, mul hakkas pea ringi käima. Nii, et kui su mälu hakkab hägustuma, näiteks nagu siis, kui sa siia sõites enne tööle minekut või mis see oligi? Mul läks koduseks. Tegelikult ma hakkasin natuke higistama. Ma sisse tulin. Kui me olime... Maanteel või Westvillis. Westfalia, mis toimub? Okei. Kust sa tuled? CP, kas sa elad seal? Jaa. Ära lase mu seda korrata. Kas teil on midagi käsil? Minuga on kõik korras. Mul on väga kahju. Millal sa hakkasid end imelikult tundma? Millal sa hakkasid tundma, et midagi on valesti? Ebanormaalselt. Okei, ilmselt jah. Tahtsid emale. Kas sa tead, mis kell on? Kell. Siin me praegu oleme. Sul on peapööritus ja muud symptomid ka, arvestades öö jooksul juhtunud. Meie töö osa on veenduda, et sul ei tuleks insulti. Eikä. Seda ravitakse trombi lahustava ravimida. Kui me seda kaalume, see on väga ajakriitiline. Me ei taha sellega viivitada, aga samal ajal peame teadma, millal sa viimati normaalne olid. Muidu on oht, kui me selle sulle valesti anname. Ma arvan, et kell 5. Ja. Ma tundsin end ilmselt halvasti. Umbes tund enne siia jõudmist. Okei, tund enne, kui sa siia jõudsid. Mis kell nüüd on? On olnud... Nii et nagu... 7. Okei, ja mis kell sa hakkasid end halvasti tundma? 6. Mida sa tundsid, mis pani sind halvasti tundma? Ma pean hakkama kissitama, näitama. Okei. Nii et ma pidin niimoodi välja nägema. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma su abikaasale helistan ja temaga räägin? Ei. Mind ei huvita. Olgu, hästi, sest ma tahan... Kas ta teab, et sind praegu siin vastu võetakse? Ei, ta ei tea. Olgu. Ma helistan sulle. Isegi kui ma parklasse sõitsin, ei tundnud ma end hästi. Ja sellepärast. Nad tabasid mind peaaegu lammamas oma. Ma tulin veopist välja ja ma lihtsalt, ma ei arvanudki, et suudan siia sisse kõndida. Siia. Kas sa tavaliselt töötad sel ajal? Kas see on sinu tavaline vahetus või asendad sa kedagi? Millal sa tavaliselt töötad? Ei, ma töötan tavaliselt 3 ööd nädalas. Okei, ja mis kellaaeg see on? 7-7? Lõpuks annab Medõde politseile võimaliku seletuse oma vaimse seisundi ja väidetava hoolimatu sõidu kohta. Ma olen olnud 6 kuud töölt eemal, sest murdsin ja nihestusin oma õla ning tulin alles eelmisel nädalan tagasi. Olgu. Ma töötasin eelmisel nädalal 3 päeva ja see pidi olema mu järgmine töönädal ning olgu. Kas sa jõid üldse midagi? Ma jõin täna hommikul. Lihtsalt selleks, et uuesti magama jääda. Jah. Ma ärkasin täna hommikul umbes kell 3 jas. Mida sa siis jõid? See oli lihtsalt truly. Austraalia. Jah. Ma jäin paar neist, et saaksin uuesti magama jääda ja täna õhtul tööle tulla. See ei ole nagu harjumus ja midagi sellist. Ma mõtlen. See oli viimane kord, kui sa seda tegid. Olgu. Lõpuks lahkub Medõde oma haigla palatisest, juhtmed endiselt keha küljes. Sa saad siin puhata. Jah, ta saab küll. Issand, vabandust. Sina olid esimene. Ma nägin, et sa küsisid.
hästi. Siis miks ma ei tule välja? Kui meie kahtlusalune läheb tualetti. Teine politseinik edastab telefoni teel olulist teavet meie kahtlusaluse kohta. PVD näit oli 0,31. Jaa. See on kõik, mida ma teen. Jaa, vaata seda. Pole probleemi. Kuule, Michelle, kas sa saad teha topeltpõletuse? Okei, lahe. Ma tean, jah, ma loodan ka, okei. Hea, et sa tead, mis temaga on. Jah, töötaja jaoks. Nii et töötaja jaoks. Ei, ta tuli tööle. Kaasaskantav alkomeeter näitas, et öövere alkoholisisaldus oli 0,31, mis on üle 3 korra suurem kui seaduslik piir autojuhtimiseks. Et veenduda, et see number on täpne, püüavad politseinikud saada teise tulemuse vereproovi kaudu. Candace. Ma loen selle sulle ette. Ma lugesin selle sulle varem ette, aga ma loen selle sulle uuesti. Lihtsalt, et sa aru saaksid. Olgu. Seega on alust arvata, et sa oled juhtinud sõidukit joobe seisundis. Ma pean nüüd sulle pakkuma võimalust läbida joobe tuvastamise test ja teavitama sind, et joobe tuvastamise testist keeldumine toob kaasa sinu juhilubade peatamise 9 aastaks. Kui sul on vähemalt üks varasem süüdimõistmine joobe seisundis sõiduki juhtimise eest, siis joobe tuvastamise testist keeldumine toob kaasa juhilubade peatamise 8 aastaks. Kas sa siis nõustud? Ma ei keeldu. Olgu. Nii et joobe tuvastamiseks on 2 võimalust. Vereproov või hingeõhuproov, eks? Ja arst on juba sinu verd võtnud ning teab sinu vere alkoholisisaldust. Seda ma sinult küsingi. Kas sa annad nõusoleku, et ma saaksin selle teada? No mida see tähendab? See arst ütleb mulle, kui palju alkoholi oli sinu veres selle vereproovi võtmise ajal täna õhtul. Kas sa annad nõusoleku, et ta mulle seda ütleb? Ma arvan küll, jah. Okei, jah või ei? Kas ma seon selle vaikimisi antud nõusolekuga? Okei, nii et tagajärjed on siin. Sa võid kas keelduda ja ma ei taha keelduda. Ma mõtlen... Ma tahan kuuletada. Mis iganes, see ei ole kuuletumisest. See ei ole kuuletumisest ega allumatusest. See on kas nõustumisest või mitte nõustumisest. Kui ma ei nõustu? Kui sa ei nõustu, siis sinu juhiluba peatatakse aastaks. Ei. Ja ma taotlen sinu meditsiiniliste andmete väljanõudmiseks kohtukutset. Ei. Ja ma teen seda ikkagi. Ma olen sees. Ja. See kõik on kehakaameraga salvestatud. Ja. Kui te tahate mulle öelda, mis see on, siis räägime sellest. Nagu ma teile ütlesin, teie alkoholisisaldus on 460. Seda ma teile varem ütlesingi. Ma ei kuulnud teid, vabandust. Ma ei kuulnud teid. Ma ütlesin teile seda paar korda varem, nii et see on tõesti kõrge, eks? Okei. Sellepärast meie poolt ei ole vaja siin täiendavaid teste teha. Me oleme kohe, te olete Anna Puule. Hästi, ja me lahkume see kasti. Ma pean teie isikut tõendava dokumendi kaasa võtma, eks? Ma lasen me tõeldeid puhtaks teha. Ja siis... Kas ma saan ise koju sõita? Ei. Ailis, sa oled purjus nagu saagas ja ma olen rase. Me läheme sinu hoole alt ära. Varsti, kus mu prillid on? Olgu, ma panen kõik oma asjad kokku ja koputan siis uksele. Kui sul on vaja veel puhtaid riideid, küsi õdede käest, kas nad saavad sind aidata. Ma mõtlen, kas sa määrisid need ära. Tere! Kas see töötab? Ei, nii et... Siida. Ma ütlesin. Aksanat 4. Ja 6 punkti. See on kõrgeim, mida ma saan pakkuda. Mujuma. Nii et mõned neist oleksid päris head. Ma ei ootaks pärast seda alendumist. Sest ma ei taha olla alkohoolik ja kõike seda, aga selles olukorras ei saa sa seda ju tunda, tead küll. Muidu võid hakata teda ravima insuldi vastu, mida tegelikult ei pruugi olla. Õige. See on selgelt see, mis toimub. Nii et 0,416. See on hullumeele. No jah, hea mõte, sest mõtlesin, et me oleme natuke ajast maas, meil on umbes 3-tunnine aken. Ja ma mõtlesin, et kui ma pean ta sadamasse viima, siis me keerame midagi tuksi. See oli osa meie algsest plaanist, kui me siia jõudsime.
Okei, ma lähen nüüd ennast korda seadma ja viindasid ära. Suur aitäh sulle. Vereproov näitab šokeerivat vere alkoholisisalduse näitu 0,416, üle 5 korra kõrgem kui seaduslik piir autojuhtimiseks. Kui see info on käes, on aeg politseinikel see medelde raudu panna. Poisid, kas te suudate meid poest välja saada? Siit välja. Okay. Hästi, me võime kõnniteele minna. Jah. Ja. Kas te viite mind vanglasse? Kui me teeme seda rahulikult, siis jah. Olgu, las ta ootab siin ja siis ma... Olgu. Just seal. Kui medede suundub patrullautosse, annab üks tema kolleegidest talle korraliku ärasaatmise. Kas sa saad välja lülitada? Olgu, mis iganes. Kas sa tahad selle oma nimekirjast maha võtta? Ma just sain telefonikõne. See on korras. Kui ei ole lihtsalt noppuste rohkem. Olgu, mul ei ole vaja sinu juhiluba. Mul on vaja ainult sinu isikut tõendavat dokumenti. Kas ma võin selle uuesti tema rattasse panna? Ja. Ja ongi valmis. Oh, sa püha päevas. See olen lihtsalt mina. Keegi ei pea teadma. Okei, vaidistan teid. See on osa tööst. Aga ma pean seda tegema. Ma tean, et nad peavad oma tööd tegema. Oma turvalisuse huvides. Nad ei saa teisiti. Sest nad ei tea kunagi, mis juhtida võib. Okei? Ja ma hindan seda, sest minu abikaasa oli politseinik. Okei. Ma ootan, et sa oleksid väga palju. Ma hindan seda. Kas sa saad ringi keerata? Kuule, kas sul on üks neist lennupatjadest, mida ma saan istmele panna? Hadi, Kashmiri oma? Jaa. Kas sa saad välja hüpata? Jah. Mul on kõik korras. Ta istub kõrvalistme püsti. Jah, meil on kõik valmis, nii et ta võib minna. Sina mine seisa eesmise kõrvalistme juures. Ma proovin... Okei, jah. Siinpool on kõik hästi. Pole probleemi. Kiiremini. 60-31, mul on 21. Jah, me ootame, kuni ta saab padja. Oota korraks. Me ootame, kuni ta saab padja. Ma panen padja istmele. Ma lihtsalt helistan oma koju, kui nad mind tabavad. Jah, sellepärast peame muretsema siis, kui kohale jõuame. Sellepärast ära muretse. Kui sul on häid sõpru, kes tahavad helistada, siis loomulikult ma saan seda teha. Pole kedagi, kellele ma ei saaks. Mis iganes, see on teie asi, kuidas te seda teete. Mis iganes, see on teie vaheline asi. Minu vastus on see, et sa saad vanglasse helistada, nii et ma saan sellega hakkama, ma hoolitsen selle kõige eest, nii et mul on see olemas, jah. Ma ei taha ebaviisakas olla, ma ei tule siia alla surema, ma ei tee seda. Kui ma olen sinu ruumis, siis ma olen väga huvitatud. Ma olen lihtsalt harjunud nii tegema oma elus, mul on see olemas. Ma olen üsna vaba. Teel vanglasse on meie kahtlusalusel juhile mõned küsimused. Kui palju on kautsioon tavaliselt? Mul pole aimugi, ma ei tea, mis see on. Sa ütlesid, et sa pole kunagi varem joobes juhtimise pärast pahuksis olnud. Ei, ma olen. Üldse pahuksis olnud. Ja ainus põhjus, miks ma lähen, on minu alkoholi tõttu. Sest sa sõitsid tööle joobes. Ja. Oluline. Jah, ma mõtlen, ma ei tea. Sa tead, mida sa tegid, ma ei tea. Nagu ei saa teha. Ma polnud ka pärast seda hetke pilves. See. Jätkas tõusmist. Viet. See on imelik. Candice, ma arvan, et see on... Nii meeta seda õudas tahad, aga mingil hetkel oma elus pead sa selle vastu võtma. Tead, minu ja sinu suhtlus saab läbi täna õhtul. See lõpeb siin umbes tunni aja pärast.
aga 0,416 tööle minnes kõlab nagu joomine. Probleem, ma ei saa, ma tegelen selliste inimestega kogu aeg. Õige, ja mina ei ole. Ma ei mõista sinu üle kohut. See ei ole nii. Ma ei hinda sind. Kahjuks see lihtsalt on nii. Ma pean olema kohtunik, hinnatud. Jah, ma mõtlen, teatud määral olen ma siin ainult selleks, et sind hinnata, tead küll. Inimesed, kes saavad aru, et neil on probleem, tegele sellega. Aga kui sa ei taha sellega tegeleda ja jätkad selliste asjade tegemist, tead mis? Nii see lähebki. Ma mõtlen, kas see lõpetab nüüd mu karjääri. Kuidas sa ei tea? Kuidas vanglased? Kas see on halb? See ei ole hea. Pole kunagi kuulnud ühtegi head arvustust selle kohta. Ma ei ürita vastik olla, see on lihtsalt nii. Kas ma saan haiget? Ma ei usu, et sa saad haige. Kas mu juhiluba on nüüd peatatud? Ei, sest sa nõustusid vereprooviga. Sa tõesti nõustusid vereprooviga. Õige. Nii et ma ei ütle, et sa oleksid rikkunud vaikimisi nõusoleku reeglit. Nii et ei, ma mõtlen, kas sa võiks olla osa sinu karistusest, kui sa kohtusse lähed. Kuid kohtunik, see, mis toimub sinu ja kohtuniku vahel, see on teie ja teie advokaadi asi ja mis iganes veel. Aga mis puudutab kohe, siis kui ma vajutaksin ei, kui ma vajutaksin, et sa ei esitanud, kas sa soovid esitada? Jah, ma teeksin seda. Ma olen püüdnud olla koostööaldis. Sa oled olnud koostööaldis. Ühel hetkel ütleb ohvitser meie medõele mõned karmid, kuid hoolivad sõnad. Ma olen olnud töövõimetuspuhkusel 6 kuud. See on 5. kord. Candace, sina oled see, kellel oli, vaatame, piirnorm on 0,08, sinu tulemus oli 0,416. 5 korda üle lubatud piiri. Üle 5 korra lubatud piirist. Ma arvan, et sa oled krooniline alkohoolik. Ma arvan, et sa jood end iga päev purju. Sa mitte ainult ei tee seda, mis on iseenesest okei, igaühele oma. Aga kui sa teed seda ja istud siis rooli ning juhid 1000 kilosid terast avalikel teedel, sa tapad kellegi. Sa tapad täiesti kindlasti kellegi. Või mind. Ja ma olen näinud liiga palju süütud inimesi, kes on selliste otsuste tõttu elu kaotanud. Nii et ma ei tea, ma ei hakka pakkuma mingisugust Vannastust, ega ma ei ole kohtunik ega vandekohus. Ja ma olen intelligentne inimene, ma peaksin paremini teadma. Ma olen alati tahtnud olla hea inimene ja ma olen tahtnud olla hea inimene. Ma mõtlen, et sa võid praegu tunda tänulikkus selle üle, et keegi pole surnud. Ja te kõik olete selle reisi oma kohal ära teinud. Olles olnud sama purjus nagu teie ja neil on surnud inimeste ees vastust anda. Ole nii tänulik, et see pole sina. Candace Van Wardenberg paigutati Laporte maakonna vanglasse süüdistatuna joobes sõiduki juhtimises ja õnnetuspaigalt lahkumises. Ta tunnistas end süüdi joobes juhtimises ja talle määrati 1 aasta pikkune katseaeg koos kohustusliku alkoholiraviprogrammi läbimise ning 120-päevase juhiloa peatamisega. Tänases viimases loos oleme Madison Heightsis, Michiganis. Kell on 0:58 ja politseinikud saadetakse kohalikus pargis toimunud autoõnnetusele, kus juht ei reageeri. Kus on see mees, kes ei reageeri? Käes. Kas ta on nüüd üleval? Kas sina oled? Kas sina oled see, kes juhib? Olgu. Ta oli üsna ärritunud. Mul on medõde. Olgu. Seadus sinna. Mis siis juhtus? Mis juhtus? Viivastu, Kevin. Kuidas sul siis läks? Me oleme siin haigla teises pooles. Kas te nägite seda juhtumas või lihtsalt leidsid? Ma lihtsalt kuulsin seda. Ogu. Mis sul praegu valutab, mees? Hei, oled minuga? Ja. Hästi, mis sul praegu valutab? Mitte miski. Mitte miski, ma mõtlen, et sa veritsed. Ma tahan koju minna. Ma saan aru, et ma veritsen. Ma saan aru. Ma astun. Ja ma ei saa midagi teha, aga ma tahan koju minna. Ma ei tea, kas see jõudis kohale. Eels. Okei, mees, hei, ära tee seda. See ei lähe kuhugi. Sõber. Hei, mis sul praegu valutab? Ma pean teadma, kas midagi valutab. Sa ütlesid, et miski ei valuta. Miski ei valuta.
miski ei valuta, aga sa veritsed näost. Ma näen. Kust sa tuled? Kesklinnast, Detroitist. Kesklinnast, Detroitist. Kui palju sa oled nüüd joonud? Ma olen joonud 2 Monacot. 2 Monacot. 1 Monaco? See on veidi rohkem kui 2 Monacot. Ja. Kui kaua aega tagasi sa need 2 Monacot jõid? Tõenäoliselt 5 tundi tagasi. 5 tundi tagasi. Okei, kuidas sa siis siia sattusid? Mina? Mina. Ma ei taha sinuga enam rääkida. Ma ei taha sinuga rääkida. Mass 140. Mõtle. Sul on siin avatud pudel Titossi, jah? See ei ole minu oma. See ei ole sinu oma. Kelle oma see siis on? Ei, see. Hästi. Edward Queen King 471. See saab olema see osa vrakist. Ma olin väljas, tead küll. Ma olin väljas, aga see Titossi pudel ei ole minu oma. Ma lihtsalt tahtsin koju minna. Kus on kodu? Kas sina? Millie's Linnas, Detroit, Michigan. Kuidas sa siia sattusid? Juht on tuvastatud kui 25-aastane Kevin Robinson, kes väidetavalt ütles, et jõi varem päeval paar jooki enne rooli istumist. Politsei sõnul oli tal verine haav näos, ebaselge kõne, hingeõhus alkoholilõhn ning autos oli alkoholipudel. Praegu püüavad politseinikud endiselt välja selgitada, kuidas Robinson väidetavalt oma autoga avarii tegi. Oled. Kas sa olid kõnniteel? Palju. Ma näen, et sul on seal mõned autoosad. No, ilmselt pidid olema. Okei, nii et sa ei tulnud. Kas sa tulid siit poolt või minu selja tagant? Kas siit poolt või minu selja tagant? Sinu selja tagant. Sinu selja tagant, sa tulid sealt poolt. Kas see auto kuulub teile, härra? Jah, olgu. No, nad on siinsamas, sinu teel, nii et olgu. Kas sul on üldse kaart olemas või on, ma mõtlen, ma tean seda peast, aga tavaliselt on meil mingi kaart või midagi sellist. Mul on kaart. Ei. Ma lihtsalt räägin. Ma lihtsalt räägin temana mees. Hästi? Nii. Eks? Olgu, sina lämme. Kõnni edasi kiirabi auto poole, eks? Robinson saadetakse edasiseks hindamiseks kiirabi autosse. Samal ajal jätkavad politseinikud avariipaiga uurimist. Ilmselgelt, jah, see on. Ilmselgelt. Ta pole päris selge peaga. Jah, ta pidi sõitnud olema. Ta pidi olema... Kas ta oli nagu Rialtol ja siis tuli? Mul pole aimagi mees. Sest ta ütles, et tuli minu tagant, nii et... Mul pole aimugi. Ma ei tea, või... Või sest, mis pagan, kuidas ta puule otsa sõitis? Miina. Ma arvan, et ta lõi selle pihta. Arvad nii? Noh, aga kuidas on kõik sealpool? Ma arvan, et see on nii. Kas see lendas nii kaugele? Me lihtsalt üritan aru saada, kas ta ütles, et tuli siit poolt. Jah, me üritame sellest aru saada. Kus sa ütlesid, et ta tuli? Baarist, Detroitis? Jaa. Kas sa tead seda? Kas ta ütles sulle nime? Ta ütles, et ta läheb lahku baarist Detroiti. Et minna koju Detroiti. Ma lähen siis loen talle selle ette. Ohvitser läheb kiirabisse, et lugeda Robinsonile tema Miranda õigused ette. Olgu, Kevin, enne kui nad sind haiglasse viivad, pean ta sulle midagi ette lugema, eks? Kas saad aru? Hästi. Ma olen korrakaitsja. Sina? Oled arreteeritud süüdistatuna mootorsõiduki juhtimises, joobeseisundis alkohoolse joogi, kontrollitava aine või muu joovastava aine tarvitamise või nende kombinatsiooni tõttu, eks? Ma palun sulle anda proovanalüüsiks, et kontrollida sinu organismis alkoholi ja või kontrollitavate ainete olemasolu. Kui sinult paluti enne arreteerimist teha esmane test või sa tegid selle, pead sa siiski tegema ka selle testi, mida ma sulle praegu pakun. Kui sa keeldud selle analüüsi tegemisest, siis seda testi ilma kohtukorralduseta ei tehta, kuid ma võin taotleda sellise kohtukorralduse saamist. Kui sa keeldud selle testi tegemisest, toob see kaasa sinu juhiloa või autojuhiloa ja sõidukigrupi määratluse või sõiduõiguse peatamise ning sinu juhiloa registrisse lisatakse 6 punkti. Pärast minu nõutud analüüsi tegemist on sul õigus nõuda, et sinu enda valitud isik teeks sulle kas hingeõhu, vere või uriiniproovi testi.
sulle antakse mõistlik võimalus sellise testi tegemiseks. Sina vastutad selle eest, et sinu valitud isiku võetud proovile tehtaks keemiline analüüs. Mõlema keemilise analüüsi tulemused on kohtumenetluses lubatud tõendina ja neid arvestatakse koos muu lubatud tõenditega sinu süü või süütuse määramisel. Kas oled nõus vereproovi andma? Pärast seda, kui Robinson keeldub vere alkoholisisalduse testist, jõuab ta lõpuks haiglasse ja ta ei paista olevat heas tujus. 2 sekundit või mis see on? Hei! Ma ei peaks olema sunnitud minema. Hei! Hästi, me tuleme sinu juurde tagasi. Olgu, aitäh. Ta ütles ei. Kas te näete mind siin? Kuulake, kas te näete mind siin? Vastake jah või ei. Nii, et ta on arreteeritud. Kas te näete mind? Hästi, nii et kui ma ütlen ei, kas te saate aru? Jah või ei? Kas te saate aru? Jah või ei? Jah või ei? Me kuuleme... Härra, kas te kuulete mind? Kui ma ütlen ei, mida see tähendab? Mida kuradit see tähendab? Mida see tähendab? See tähendab ei. Ei, okei. Kurat küll. Meil on töö, mida teha. Ma saan aru, aga kui ma ütlen ei, siis ära tee seda. Ma olen siin. Ment, me kuuleme. Ei, kas teil on peakeed või mis igales? Sa loi jobu. Ma ütlesin ei, ära tee seda. Ei. Jah, ta keeldus, nii et tema auto jaoks taotletakse läbiotsimismäärust. Ma saan sellest aru, ma ei suuda sellega elada. Ta on praegu meie valve all. Ma saan sellest aru. Kas te võtate mingeid ravimeid või midagi taolist? Ei, ma ei võta. Okei, kas teil on mingeid allergiaid? Ei ole. Ei. Oodake. Me võtame need teilt ära. Käerauad, jah, ma tahan need ära võtta. Ärge pange mulle mingit juristi kaela. Ma vannun Jumala nimel. Ei, ma ei võta mingit ravimeid. Ei, ma tahan magama minna. Ma panen silmad kinni, sest olen mäsinud. Kas te olete valmis kohe edasi liikuma? 45 minutit tagasi. Samal ajal loeb teine politseinik Robinsonile uuesti Miranda õigused ette. Seekord kompuutertomograafi laual. Ma olen korrakaitseametnik. Te olete arreteeritud süüdistatuna mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis, alkohoolse joogi, kontrollitava aine, muu joovastava aine või nende kombinatsiooni tarvitamise tõttu. Ma palun teil teha joobetesti, et kontrollida teie organismis alkoholi ja või kontrollitavat ainete olemasolu. Kui teil paluti enne arreteerimist teha või te tegite esmase puhumistesti, peate siiski tegema ka selle testi, mida ma teile praegu pakun. Kui te keeldute sellest keemilisest testist, siis seda ilma kohtukorralduseta ei tehta, kuid ma võin taotleda sellise kohtukorralduse saamist. Teie keeldumine selle testi tegemisest toob kaasa teie juhiloa või autojuhiloa ja sõidukigrupi tähise või sõiduõiguse peatamise ning 6 punkti lisamise teie juhtimisregistrisse. Pärast minu keemilise testi tegemist on teil õigus nõuda, et teie valitud isik teeks teile hindeõhu, vere või uriiniproovi testi. Teile antakse selleks mõistlik võimalus. Teie vastutate selle eest, et teie valitud isiku poolt võetud proovi keemiline analüüs oleks tehtud. Mõlema keemilise testi tulemused on kohtumenetluses lubatud ja neid arvestatakse koos muu tõenditega teie süütuse või süü kindlaks tegemisel. Kas olete nõus tegema vereproovi testi? Hoolimata Robinsoni teisest keeldumisest testist suutsid politseinikud saada läbiotsimismääruse tema vere kontrollimiseks. Politsei sõnul oli tema vere alkoholisisaldus 0,172, mis on üle 2 korra kõrgem kui seaduslik piir autojuhtimiseks. Kevin Robinsonile esitati süüdistus joobes juhtimises, sõidukis avatud alkoholinõu omamises ja peatatud juhiloaga sõitmises. 6 aega hiljem andis ta end ise politseile üles tema suhtes väljastatud vahistamismääruste tõttu ja vabastati kohtuistungile ilmumiseks. Juhtumi tulemust ei ole avalikkusele teatavaks tehtud. Aitäh vaatamast kõigile! Selle Long Crime After Hoursi osa uuris, kirjutas ja tootis Heather Burzak, video monteeris Daniel Camacho. Mina olen Jesse Weber, kohtume järgmisel nädalal.